filmitalgute kõige viimane võttepäev toimub akadeemilises Tartus. Siin võib aknaid lõhkuda ja autosid põletada. Ajame perse ütlesse. Palju enam nii? Küsimus oli selles, et kuidas, kuna need autod ei ole sõiduvõimelised, siis kuidas nad on võimalik siida saada. Ja siis ma läksin siia Tartu Päästeametisse, mõtlesin, et need mehed tulevad suure kraanaga masinaga tassivad kohale, aga nemad ei saa, neil on käsuliin. Ja siis leidsime mingisugune mehe, kes korraldab Lõuna-Eestis rallisid ja tema tõi kohale, nii et suure tänu Traks. Aha, väga hea. Ja mis nende autodega juhtub? See auto lendab õhku ja siis see vana Volga, see läheb põlema, et see nagu plahvatust ei toimu, see lihtsalt põleb. Praegu üritame ära saada need aknad siit ja siis asendame kiledega, sest et kui muidu oleksid need aknad ees, siis need reaalselt võiksid ohtlikud olla inimestele, et ei tasu. Et siis me paneme nagu sarnaselt kile tasemele ja siis siia sisse tuleb ilmselt laseme metaangaasi ja mille siis elektrisüsteemiga saame õhku lasta. Niimoodi, et lööks leeke välja, aga otseselt niimoodi õhku ei lenda, ei kahjusta inimesi nagu ei osta. See on ainuke asi, mis te nagu ohutuse tagamiseks teete, on klaasid eest ära, kiled, mis veel? Tegelikult, mis veel peaks olema ohutuse poole pealt, see, et siia ei jääks liiga palju õhku sisse, sest et mida rohkem hapnikku on sellel plahvataval gaasil, et see ohtlikum kindlasti on. Nüüd oled sa võtnud kunstniku ameti, räägi, milles see seisneb? See on hästi lihtne, vaata, kui siukest sodi siia ei paneks, eks ole, siis kui see plahvatus käib, siis käib muidu lihtsalt suur tulelont välja eelkõige. Ja selleks, et pilt oleks täiuslik, on vaja panna igasuguseid mõnusalt lendlevaid objekte, mis nagu kohe ära ei põleks. No selles mõttes siuke plastmass on enam-vähem juba hea ja ka õllepurgid on väga head ja ka vetsupaberi rullid, need see sisemus, kuna ta on ikkagi teatud määral siuke papp, eks ole, see ei põle nagu lennult kohe ära. Need, kui need lendama hakkavad, nad on piisavalt kerged ja piisavalt lendavad põlevad objektid, siis on see, mida me vajame. See on niimoodi, et pildis ei ole mitte ainult tulelont, vaid on ka siuke asjad lendavad laiali. See auto plahvatab sõna otseses mõttes. Arvame, et me tõmbame lindi sealt või joone sellest ristmiku piirist ja teine jääb siis see kaitsejõudude autopiir, et selles vahemikus siis mitte ühte lindi. Seal ei ela kedagi. Siin juba isegi hakanud pätki. Ja Rene Vilbre jääb siis siia koha peale, tema tõmbab tikku. Liigume tagasi, ei pääse läbi, sild on suletud. Rahu, liigume liini taha. Sild on suletud. Olen tagasi. Kõik Tartu sillad on mineeritud, sillal on pomm. Palun, hoiame tagasi. Kõik sillad on suletud. Tagasi, palun. Kuule, aga millal siit läbi pääseb? Kaua ta aega läheb? Kellel? No teie sapöör seal. See ei ole sapöör. Kõik sapöörid on linnast läinud juba. See on mingi hull, kes tahab lihtsalt ära tappa ennast. Nii. Rahu. Kuule, ära hüppa alla, ma päästan maailma! Ei, sina seal ära hüppa alla, jah? Kuule, see poiss päästab maailma ära, kõik saab korda. Lolliks läinud oma maailma lõpuga. Jah, rahu. Kuule, ole hea mees. Sa saad aru, ma pean minema praegu siit rahulikult jalgrattaga sinna teisele poole. Tere! Vabandage, miks te end tapate? Kas sa tahad teada? Oota. Sa raisk! Keegi saab peale häda või?